Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja tänane video räägib vastutusest. Ja kui nüüd mõni arvab, et ma räägin vastutusest omaenda tervise ees või kuidagi seotud sellega, miks osad kannavad maske ja osad mitte, siis see ei ole üldse täna see teema. Mina räägin vastutusest omaenda tunnete ees. Et nüüd on aeg, me oleme kõik nii kaugele jõudnud, ka need, kes magavad, et me peame võtma vastutuse omaenda tunnete eest endale. See tähendab seda, et me peame lõpetama süüdistamise, nii olukordade kui inimeste süüdistamise selles, kuidas meie tunneme. See on seotud nii suhetes kui töös või ükskõik millises olukorras, kus me inimestena oleme sattunud, siis hästi oluline on mõista seda, et see, kuidas meie tunneme, tuleb sellest, mis on meie sees. Ja teised inimesed on siin ainult nendeks lülititeks, kes aitavad meil need asjad nähtavale tuua, mis on meie sees. See tähendab, et kui ma tunnen mingit emotsiooni, mingit negatiivset emotsiooni, olgu see siis kas viha või hirm, mis iganes tunne, et teine inimene või olukord ei ole seda hirmu minus või viha minus tekitanud. Ma tunnen seda sellepärast, et minus on see emotsioon olemas ja minus on see emotsioon olnud võib-olla aastaid, võib-olla aastakümneid täiesti peidus. Ja see tuleb läbi selle nähtavaks. Ja eriti oluline on praeguses olukorras võtta vastutus oma hirmu eest endale. Eelkõige hirmu eest, sest teatavasti kõikide negatiivsete emotsioonide, kõikide negatiivsete tunnete algpõhjuseks on hirm. Ja kui me leiame üles oma halvas enesetundes, miks me tunneme halvasti, miks me tunneme ennast mingis olukorras pahasti, kas või selle pärast, mis ümberringi toimub, siis selle taga on hirm ja hirmu taga on hästi tihti väga lihtne asi, infopuudus. Infopuudus, et me ei ole teadlikud, mis toimub. Niipea, kui me saame teada või saame aru, mis toimub, siis me enam ei tunne seda hirmu ega seda emotsiooni. Aga mida ma näen praegu ühiskonnas on see, et need inimesed, kes hirmu ei tunne tuleviku ja oleviku pärast, kes on teadlikud, kes on ärganud, nendel ei olegi probleemi. Probleem on nendel, kes veel magavad, kes ei ole teadlikud, kes ei saa aru, mis tegelikult toimub, kelle sisetunne ütleb, et mingi jama on käimas ja asi läheb järjest nagu hullemaks, justkui nagu mingid piirangud, mingid asjad toimuvad, siis need inimesed kipuvad vastutuse kandma kõikide teiste kanda, kes justkui tekitavad neis veel rohkem hirmu, veel rohkem segadust. Ja lahendus on see, et me teadvustame endale, et hirmu tunnen mina. See vastutab, kes tunneb emotsiooni. Kui mina näiteks hirmu ei tunne, siis mina ei saa ka teisel inimesel hirmu ära võtta. Mina saan anda informatsiooni edasi ja kui teine inimene võtab selle vastu, siis üldiselt hirm kaob ära. Aga kui teine inimene ei võta või ei soovi vastu võtta, meil on ju vabatahtlik planeet, me saame kõike igal sekundil valida, siis kui teine inimene seda ei vali, siis tal on täielik õigus seda mitte valida, kuid see ei tähenda seda, et mina olen vastutav tema hirmude või tema emotsioonide ees. Et see on see teema, mis ma täna tahtsin rääkida ja seoses sellega tuli mul just praegu informatsioon veel ühe hirmuga seoses oleva teema suhtes, mis ei ole sugugi negatiivne, vaid pigem positiivne ja ma teen selle kohta tõenäoliselt kohe siia otsa eraldi video. Nii et peatse nägemiseni juba toredate uute teemadega.